Põhja metshobuste hulka kuuluv Eesti maatõugu hobune arenes aastasadade kestel ümbruskonna mõjul tugevaks, vastupidavaks, väledaks ja vähenõudlikuks. Juba 13. sajandil kirjutas Läti Henrik oma kroonikas, et eestlased olnud väga rikkad oma heade ja ilusate hobuste poolest. Meie hobused olnud kiired ning neid olla edukalt sõjaratsudena kasutatud. Nad tõmmanud endile naaberrahvaste tähelepanu. Kontrollimatu ristamise ning suure väljaveo tõttu oli aga kohalik maatõugu hobune hävimisohus. Tõu päästmiseks otsustati luua riiklik hobusekasvandus, mis rajati 1856. aastal Tori riigimõisa. Kasvandusele osteti 7 maatõugu täkku ning 50 mära, kellele lisaks soetati erinevat tõugu täkke luksushobustena. Majanduse kiire areng kasvatas nõudlust toidu järele. Võeti kasutusele suuremad põllutööriistad ja nii vajati ka suuremat hobust, kes neid vedada jaksaks. Sellise hobuse aretamine saigi Tori hobusekasvanduse eesmärgiks. Ristamised erinevate tõugudega ei andnud aga rahuldavat tulemust, kuni 1894. aastal osteti Sangaste mõisast Norfolk Roadsteri tüüpi ristandtäkk Hetman. Kasvanduse juhataja tegi selle uhke täku soetamisel õige valiku. Hetman oli mitmekülgne hobune, kiire, suure peojõu ja hea traaviga ning sobis igasugustele märadele. Ta andis ühtviisi häid rakendi kui ka ratsatüüpi järglasi. Temast kujunes Tori hobusetõu esiisa ja esimese aretusliini rajaja, keda kasutati kasvanduse sugutäkuna tervelt 20 aastat. Tori tõu kujundamisel on Tori kasvanduses läbi ajaloo kasutatud kokku 18 erinevat komponenttõugu. Algusaastail etendasid tähtsaimat osa Eesti, Norfolk Hackney, Inglise täisverelise, Araabia, Trageeni, Ida-Friisi, Orlovi traavli ja Anglo-Normanni tõud. Hilisemal perioodil veel Bretoni, Holsteini ja Hannoveri tõugu hobused. Aastatel 1884 kuni 1925, kokku tervelt 41 aastat, juhtis kasvandust Reinhold Mark. Tema töö tulemusena arenes välja universaalne ja kaubanduslik ratsa- ja rakkehobuse tüüp, mis oli välismaalgi hinnatud ning kujunesid tähtsamad Tori märaperekonnad.
alati olnud tarbehobune ja seetõttu aretati teda edaspidigi vastavalt turunõudlusele ja vajadusele. Juba 1930-ndatel, nagu ka tänapäeval, jaotati tori hobuseid TA ehk raskema ja TB ehk kergema tüübiliste kategooriatesse. Hobused leidsid kasutust põllu- ja metsatöödel, ratsaväes, politseis ning lõbu- ja tarbesõitudel. Nõukogude okupatsiooni ajal pidid torihobused olema eestlastele abiks hiiglaslike kolhoosipõldude harimisel. Sel perioodil andis torihobuse tüübile tooni matsaka bretooni hobuse kasutamine aretuses. torihobune vastama uutele väljakutsetele. Iseloomult energiline, healoomuline, kergesti õpetatav, vähenõudlik ja meie kliimasse hästi sobiv torikas, nagu teda kutsutakse, on praegu suurepärane rakendi ning ratsahobune. Sobib nii harrastusratsutamiseks kui spordi tegemiseks. Areenil näete nüüd Reelika Rätsepa ja tõupuhast toritäkku Sangarit.
ja noori Eesti meistritiitliteni nii kooli kui takistussõidus. Eesti kõrgushüpperekordki on Tori hobuse käes. Veidi harvem, aga siiski näeb Tori hobuseid osa võtmas isegi füüsiliselt väga nõudlikust kolmevõistlusest. juubelit tähistavas Tori hobusekasvanduses alles 25 märast koosnev põhikari. See on killuke paljude inimeste elutööst ning rahvuslik pärand meile kõigile. Hoidkem seda! Ja palume kõik etenduses osalenud peategelased, nii hobused kui nende hoidjad, ratsanikud taas veel kord areenile. Mul ei ole seda aega, et loetada üles kõik need mitukümmend inimest ja hobust, kes etenduses osalesid, aga ma usun, et nii minu kui ka kõigi pealtvaatajate ühine palav soov on teid selle etteaste eest tänada. Küll aga me soovime tänada Padise Talli, Mihkel Kangurit ja Liis Iirat, MTÜ Piira Tallid ja Kalmer Visnapuu, Eesti Hobusekasvatajate Seit, Kolgaküla Tall, Kukrumäe Ratsatalu, Kohila Tall, Nõmmemõisa Tall, Raja Tall, Tondi Maneež, Rahula Tall, Veskimetsa Ratsakeskus, Juurimaa Tall, Tori hobusekasvandus, Vaemurru Tall, Pärivere Tall ja kõik hobuste omanikud. Teksti luges Juss Särgamno, tõlkis selle ekraanile on Mari Anupõld.
aga mõned peategelased tahaksin ma ekstra välja tuua ja ka püünele kutsuda. Lavastajad Külli Tedre, Gavrilov ja Tiina Ellermann. Kostümeerija Katrin Isok. Külli ja Katrin on juba seal, Külli Tedre, Gavrilov, Tiina Ellermann või Katrin Isok. Teie ees. Täname neid aplausiga. Ja nüüd liitus duoga selle trioks muutas ka Tiina Ellermann. Aitäh teile, tüdrukud. Fantastiline. Tori Hobune väärib seda. Tori hobusekasvatus 160 aastat teie ees võeti veerand tunni jooksul kokku Eesti tõuhobuse minevik olevik ning ma usun, et me kõik siin saalis siiralt loodame, et Tori hobust jätkub veel vähemalt 160 aastaks. Tänud veel kord.